Nii, kas oma poega teenid hästi raha? Kas Hans maksab põhiliselt kõikide asjade eest? Ei, ma ei teeni poega raha, ma käin lihtsalt iga päev seal poes niisama aega surnuks löömas. Ja Hans on meil miljakas, Hans maksab kogu meie elamise eest, reiside eest ja siis ta peab seda poodi koos minuga ka üleval. Smokid ka. Kas te teate seda, et Brenda on selles süüdi, et me elame Griffithis või? Kui me esimest korda Griffithisse tulime, siis Brenda ütles mingi ala siukse asja, et kujutad see ette, kui peaks Griffithis elama või? Tere tulemast kuulama ja vaatama Miks mitte podcasti järjekordset episoodi. Nagu eelmisel nädalal lubatud, siis jätkame täna teie küsimustega, mida te olete nii anonüümselt kui ka mitte anonüümselt Instagrami, Spotify'sse, YouTube'i meile jätnud. Nii et mitte enamus, vaid paljudele küsimustele saime eelmisel nädalal juba vastused, aga on veel kõvasti küsimusi. Siin on päris palju tegelikult veel. Siin on veel päris palju, mida küsida, nii et ega ma ei teagi, kas meil on siit pikka sissejuhatust teha, aga et Brenda hakkab küsimustega tulistama. Nii, eelmine episood sai meil ka vastatud erinevatele küsimustele, mis puudutasid nii-öelda Austraaliasse tuleku teemasid. Oli vist päris palju küsimusi Austraaliaga seoses. Parmahlast saime seal ilma asjata mingid draamateemad. Nii et lähme siis siit edasi. Vaatame, mis meil siin alles on. Ja esimene küsimus on, kuidas teie Kiisul läheb? Kiisu, šmikens, härra Smoky. Kas me oleme üldse kunagi rääkinud, kuidas me kassi saime või? Me ei ole rääkinud sellest. Kindlasti oleme, 100%. Ma ei usu. 100%. Öelge meile, kas me oleme sellest rääkinud, ma ei usu. Sest nagu me ei ole meie looga sinna jõudnud. Me oleme rääkinud Instagramis kunagi. Me oleme kindlalt rääkinud, kuidas me oma kassi saime. Andke palun teada, kas keegi on kuulnud. Kui keegi teada ei anna, siis järelikult me ei ole rääkinud. Jah. Võib-olla Katriin teab. Me ei monteeri. Et nii, et jah, minu arust me oleme, igastahes meil on kass Austraalias. Me elame Austraalias, meil on kass. Mingi 3 aastat nüüd või? 2? 2,5? 2,5 aastat on olnud kass meil. Ja alguses oli kass väga halvas seisus. Jällegi, eks te andke teada, kas me oleme kogu kassi lugu rääkinud. Minu arust oleme, võib-olla ei ole ka. Aga igastahes ta oli väga haige alguses. Ravisime ta terveks. Ja siis nüüd arvatavasti, mida siis inimene küsib, on see, et me oleme kassiga käinud arsti vahelt, ma arvan, viimased mingi 1,5 aastat. Tal on olnud siuke aevastamise hoog tuleb peale. Tal on nagu hood niimoodi, et ta nagu hakkab aevastama, aga siis ta ei aevasta ja sa näed, kuidas ta nagu see kogu kere nagu käib, et see on nagu reaalselt hoog niimoodi, et ma reaalselt mitu korda olen öösel üles tõusnud ja kartnud, et nüüd ta lämbub kere, et see käib nagu siuke et nagu tõmbabki nagu hinge lihtsalt nii kinni, mis on näed. Mulle meeldib iga kord, kui nii nagu Brenda just tegi, on ju. Ja siis iga kord, kui Brenda helistab mulle, et Smokil on see hoog, siis ta iga kord teeb seda. Nagu ma ei oleks enne näinud. See on väga oluline selle juurde. Iga kord, ta teeb jälle seda hoogu. No jah, ma tean. Tegelikult iga kord. Ma ei teadnud seda. Iga kord. Siis on mingi Brenda, ma tean, mida ta teeb. Aga jah, tal on siuke või siis ta aevastab mingi 16 korda järjest. Ja see on nii õudne iga kord. Ja me oleme igasugu antibiootikumid, mingisugused steroidid, mingisugused blablabla. Väga palju ravisenud. Ta on, arvati, et tal oli üks hammas oli mingi põletikuline, et see siis tekitab ninale seda mingit ärritust. Hammas tõmmati välja. Siis mingi hetk arvati, et äkki on ikkagi nina sees midagi, siis ta 2 korda pandi magama, et nina seest vaadata. Ja nüüd siis viimane kord pandi narkoosi alla. Umbes 6 aega tagasi pandi narkoosi alla, vaadati uuesti mitte ninasse ei vaadatud, vaid vaadati nagu suust nina taha. Ja siis tehti mingisugune flush, mingi antibiootikumi flush või midagi ja samas sellega siis koguti siis mingeid rakukesi sealt ninast. Ja see tegi tal olemise ja see vist puhastas kuidagi see nina ära. Väga hästi, aga siis nad leidsidki siis mingisugused, et ei ole otseselt, ei ole vähk, aga igastahes mingisugused kasvaja rakud leiti. Nina seest, jah. Nina seest. Aga et nad ei näe kuidagi
nad ei näe, et see oleks nagu, et see ei ole, et on üks kasvaja tal nina tükk, et sees, saaks lihtsalt lõigata et saaks ära lõigata välja, et see on pigem vist mingisugused väiksemad kogumid, mida on raske opereerida või vähemalt raske opereerida ilma, et minna sinna topograafia või tomograafia või ma ei täpselt ei tea, kuidas see eesti keeles on. Ja kui me sinna taha minna, siis seda Griffiths ei tehta. See, kas see oli kõige lähem, on vist Canberra või Melbourne ja see on siuke mingi $3000. Aga et arstid arvavad, et nad nende rakukeste põhjal siis päris hästi teavad, mis seal ninas toimub, nii et hetkel. Ja no vahele siia ka, et see $3000 nagu kui on vaja, siis on vaja, on ju. Absoluutselt, aga nagu point oli see, et me oleksime siis, kui me selle ära teeksime, siis me oleksime seal täpselt samas seisus. Ja. Et see ei pruugi, et ta läheb sinna kompuutrisse, aga ei pruugi teada saada üldse, et kas tal on midagi viga Just. või mitte. Nii et nagu soovitati kõigepealt teha, et kui on nüüd need kasvajad, et siis vahet ei ole, kas me lähme sinna skänni või ei lähe, et ravi oleks sama, ehk siis otsustati kohe ta ravi peale panna ja see oli nüüd ütleme 3 nädalat tagasi ja mulle tundub, et selles mõttes on selle raviga nagu pihta pandud, et tal on need hood, aga nüüd ma ütleks, et see on kõvasti võib-olla ma isegi ütleks praeguseks hetkeks kord nädalas. No ma nüüd avastasin, et ma ostsin ühe difuuseri koju ja ma panin selle üks õhtu vist paningi välja selle ja järgmine päev, kui ma töölt koju tulin, siis jälle tal olid need hood. Ja. Ehk siis tugevad lõhnad kodus siis trigerdavad tal arvatavasti seda, nii et ma koristasin kõik difuuserid asjad ära, nii et me ei tohi ühtegi lõhnastajat kodus praegu aga kasutada. Seda me oleme ka juba siia veel kõrvale kõikidel nendel arstikäikudele, toitu oleme vahetanud, kõike oleme vahetanud, no sööki, jooki, lõhna. Ja see ka vaata, et kui ise oleme ennast kreemitanud või lõhna peale pandud või mis iganes, siis ei tohi kohe kassi juurde minna. Ja et kui kätel meil on midagi, et kui me käed lõhnavad millegi järgi, ongi just kreem või duši alt just tulnud või mis iganes, et siis ei tohi anda nuusutada kassile seda, sest no see on kuidagi automaatne asi, et sa annad loomale ennast nuusutada, vaata, kui nagu keegi külla ka tuleb või midagi, nüüd me oleme ka kõigile öelnud, kui keegi tuleb, et kui on nagu käed on kreemi või millegi koos, siis ei tohi anda, sest see kohe tekitab temast seda hoogu, vaata. Ja, nii et, aga nüüd tal nina on kuiv, silm tal ka tihti peale niimoodi vesistas see sama parem pool. See oli kogu aeg, jah. See on ka nüüd kuiv või silm on märg endiselt nagu normaalne. Nii et ma ütleks, et ja nüüd oligi, see oli siis peale seda, kuna seda ravimit ei olnud Griffithis kohe olemas, siis me pidime tellima selle, mingi 2 nädalat läks aega, kuni see ravim kohale jõudis. Aga siis tundus jah, et see mis iganes see flush või antibiootikumi asi, mis nad tegid seal ninas, et see juba aitas ka talle kõvasti kaasa, et nüüd ta ongi, sellest viimasest arstile käigust on ütleme natuke üle 6 aja möödas ja nüüd ta selle aja jooksul tegelikult hakkas esimest korda siin majas hakkas nagu õues ka käima, et muidu ta oli kogu aeg toas. Siin ta kuidagi üldse ei tahtnud õues käia, eelmises majas ta põhimõtteliselt õues elaski meil hoovis. Aga nüüd ta on jälle hakanud käima, nii et mina võtan seda ka nagu väga hea märgina. Ja ei, tal on kõvasti rohkem energiat, ta aevastab kõvasti vähem, nii et tundub, et see ravi toimib mingil määral, eks me siis saame teada, kuidas tal läheb nii-öelda selle lõpus, aga 10 nädalat on kokku, nii et me oleme 3 nädalat ära teinud, 7 nädalat veel ees. Aga selles mõttes ta on ikkagi parem, nüüd me nagu teame midagigi, mis nagu teema kassiga on, vaata, et enne see oli nagu siuke, et iga kord sa lähed arsti juurde ja jälle pannakse ta sinna narkoosi alla ja kogu aeg nagu tehakse mingeid asju. Aga me mitte kunagi ei saa mitte ühtegi tulemust. Enne eelmiste ravimite asjadega oli ka, et oligi talle nii kahju neid tablette ja asju anda. Ta ei taha ja neid. Ta ei taha, ilmselt loom ei taha neid võtta ja paremaks ka ei läinud, siis on nagu eriti kuidagi siuke, mida me anname sellest tabletist, aga hetkel tundub, et läheb paremaks, nii et aitäh, kes iganes sa olid, kes selle tema kohta uuris. Nii, kas oma poega teenid hästi raha? Kas Hans maksab põhiliselt kõikide asjade eest või kuidas teil on see ära jagatud, kes mille eest maksab? Ma vastan siin samamoodi, nagu ma vastasin Instagramis sellele. Ei, ma ei teeni poega raha, ma käin lihtsalt iga päev seal poes niisama aega surnuks löömas ja Hans on meil miljakas, Hans maksab kogu meie elamise eest, reiside eest ja siis ta peab seda poodi koos minuga ka üleval. Smokid ka. Smoki on ka, jah. Seal ka $1000 arveid. Nii et täpselt nii ongi meil see kõik ära jagatud. Nii ongi, meil on lihtne.
jah, et Brenda teeb pulli ja ma teenin raha. jah, ja Hans maksab kõige eest. Lebo, järgmine küsimus. jah, no ma ei tea, mis me, no ilmselgelt, noh, sa ei tee ettevõtlust, et kui sa raha ei teeni. jah, et nagu ilmselgelt ma teenin selle poega raha, sest kui ma ei teeniks selle poega raha, siis mul ei saaks seda poodi seal olla. Väga loogiline, on ju? Ja see oleks jällegi nagu väga okei küsimus, aga ma jälle nagu kuidagi, et kas Hans maksab põhiliselt kõikide asjade eest, et see ei ole nagu, seal küsimus ei ole midagi halba suures pildis, et sihukest asja võib küsida, ise me lasime anonüümselt inimestelt küsida, aga ma ei saa nagu sellest aru, et kus on jäänud mulje, et sina kõige eest maksad või nagu minu meelest me oleme siin podcastis, väga mitmes podcastis rääkinud üsna läbipaistvalt neid rahateemasid, mida me üldse arvame mingitest rahaasjadest. Võimalik, et see on olnud ka boonusepisoodides. Boonusepisoodis me oleme kindlasti seda puudutanud. Mingid rahateemasid. Aga me oleme siin ka rääkinud mingid, kuidas meil on need asjad, et see jälle nagu siuke, et mingi arvamus on kujundatud ilma, et tegelikult on, inimesed on tegelikult, kas on meie podcast asju kuulanud, et ma ei tea. No ongi, et lõppkokkuvõttes lihtsalt või lühidalt vastata sellele küsimusele, jah, poega teenib hästi, ei, mina ei maksa, või selles mõttes lõppkokkuvõttes on meil põhiliselt, Hans maksab põhiliselt. Fakt on see, et lõppkokkuvõttes on meie raha. See on nagu meil ammu väga selgeks tehtud. Meil ei ole Brenda raha, meil ei ole Hansu raha, meil on meie raha. Et on, vahet ei ole, kust kohast see raha sisse tuleb, siis ei ole, ma ei tea, minu pood ja sinu auto või nagu mingid sihukesed asjad. Et meil on nagu alati olnud, kõik on ühine. Et kui me nagu koos, või see nagu point, ma saan aru, et inimesed näevad neid asju hästi erinevalt ja see on nagu väga suur teema, see rahateema, aga nagu ma lihtsalt mõtlen, et kui meie point on, kas ma segasin sulle vahele või? Ei tea, et oleks. Sorry. Et see point on ju see, et me nagu oleme koos siin maailmas, me oleme otsustanud koos olla ja siis me oleme nagu koos üks tiim. Me oleme kindlalt rääkinud sellest enne siin, 100%. No võimalik, et see oli boonus episoodis. Ühesõnaga, et me oleme koos üks tiim siin maailmas ja mis iganes unistused on ja seda me oleme ka nagu rääkinud, et oma kaaslasega ju võiks ju oma unistustest ja asjadest väga palju rääkida, et kas me liigume nagu samas suunas, et siis on nagu reaalne, et mõlema unistused lähevad täide ka. Ehk siis, et me mõlemad ju teame, mis eesmärgid meil on, mis unistused meil on, mida me tahame kunagi ja et nagu mis me saame selleks teha täna, et ma 5 aasta pärast oleksin seal, kus ma tahan olla ja nagu ma räägin siin maa vormis, aga ma mõtlen kogu aeg meid suures pildis. Ja mulle tundub, et kogu see nagu rahateema on ju tegelikult täpselt samamoodi, et nagu, et on ju meie need asjad, et nagu me koos pürgime mingi asja või nagu toome lihtsalt nagu mingi näite, ma saan aru, et Eestis või kus iganes, nagu kui sa ei lähe kuskile teisele poole maakera ja Eestis võivad ka asjad teistmoodi olla, aga point on lihtsalt see, et kolid mingi inimesega kokku, maksate üüri kahekesi, maksate toitu 2 peale, mis iganes. Fine. Aga kui me tuleme nagu räägime siin Austraaliasse tuled esiteks kahekesi siia, kas sellel on mingi tähtsus, kes tõi 10 eurot rohkem või kes tõi 10 eurot vähem, lõppkokkuvõttes on see, et kui sa tuled kahekesi siia, siis sa pead siin kahekesi hakkama saama, sa ei jäta ju teist inimest nälga või nagu, et see mingil määral see rahakott võib minna ühiseks, võib-olla mitte, aga toome lihtsalt selle näite, et inimesed teevad student viisad näiteks Austraalias. Jah, me tulime Austraaliasse, me käisime näiteks, siis ei tekiks ka seda küsimust, me käisime mõlemad tööl farmis tööl, samas farmis. Me teenisime sama palju palka. Juba selles mõttes nagu sinu, jah, ma saan aru, inimesed kulutavad raha erinevalt, aga kui sul on üks sama eesmärk elus, sul on samad huvid ja sul on sama nägemus, kuidas raha kulutada, mida rahaga teha ja kuidas me saame kogu aeg oma elu paremaks muuta ja kuidas me saaksime õnnelikud olla, siis nagu ei olegi minu ja sinu asju. Ja meil on see päris hästi paigas. Ehk siis ma arvan, et see ütleb suht palju ära,
aga mis ma näitena tahtsin tuua, on siis student teema, et okei, alguses inimesed tulevad näiteks siia Austraaliasse, käivad mõlemad farmis tööl, jah, võib-olla mõni saab rohkem vahetusi, mõnda saadetakse vähe varem koju, ma ei tea, suures pildis teenite sama palka. Ja siis otsustate studentit teha. Üks või teine, ja see studenti point, student viisa ehk siis õpiviisa, mis maksab väga palju. Inimene läheb ülikooli siin nii-öelda või läheb lihtsalt mingit eriala õppima, maksab ala 30 tonni. Nagu koolile lihtsalt, ütleme. Aastamaks 30 tonni. Ja seda tehakse selle eesmärgiga, et jääda Austraaliasse paarina. Oletame siis, et Hans läheb kooli, mina ei lähe, me saame mõlemad siia jääda, see on mingi 2-3 aastat teema, et siis... Et kas siis on ka inimestel see nii-öelda sinu ja minu või? Et me saame koos sponsori, me koos teeme seda siin, me saame mõlemad töötada nädalas ainult 20 tundi või ma ei tea, seal 2 nädala peale kokku 40 tundi, mida iganes, kuidas need reguleeritud on. Point on see, et sul on nagu väga reguleeritud see, kui palju sa võid tööl käia, sa ei või käia nagu täiskohaga tööl, on ja, suures pildis. Ei tohi. Ja siis see, kes käib koolis ja toob nii-öelda viisalauale, et kas siis tema peab maksma oma nagu selle ülikooli raha ka ise, et noh, sinu viisa ja sinu õpingud, ega mina ei saa ju nendest õpingutest midagi. Et sina maksad, aga me käime mõlemad 20 tundi nädalas tööl. Et siis sa söö kiirnuudleid, ma söön lõhe, vaata. Et nagu, ma ei tea, kas see andis edasi mu mõtte, mida ma siin mõtlen. Ei, no ma arvan, et andis jah, aga... Et tegelikult ju siis on minu meelest üliloogiline, et kui selline otsus võetakse koos vastu, siis see õppimise osa ju makstakse koos kinni, kui selle eesmärk on saada viisa. Ei, no absoluutselt jah. No see ongi see, et kas on ühised eesmärgid ja ühised... Ja see, mida meie siin teeme, on sama näide, lihtsalt me ei käi koolis. Jah, ei, no ma arvan, et ongi see, et jah, et lõppkokkuvõttes jah, meil on meie raha. Ma endiselt täpselt ma saan aru, kuidas inimesed saavad nii ja vist kuidas nii? Nagu, et eraldi rahakottidega suhtes olla. Minu peas see lihtsalt ei tööta, andke andeks, aga ei tööta. Ja nagu ma aru saan, siis see muutub järjest populaarsemaks ka, aga jah. Ja see ei ole ka nii, et nagu üks või teine sõltub ühe või teise rahakotist, nagu me ei mõtle ka siin seda, et see on jälle see on nagu nii kaheti mõistetav jälle, on ju. Et see point ei ole see, et nüüd peab olema ühine rahakott ja üks peab rügama ja teine kulutab, see ei. Nagu koos, samad. Koos, jah. Ja ongi... Üks hetk panustab üks rohkem, teine hetk panustab teine rohkem. Et oluline ei ole see, kes päeva lõpus rohkem raha nagu majja toob. Oluline on see, et kogu see süsteem toimiks. Just. Majapidamine oleks korras. Kõik asjad. Toit oleks laual. Just. Või lõppkokkuvõttes on nagu raha rahaks, et nagu see on lihtsalt ettevõtlus, on ju. Ettevõtluses sul võib olla üks päev, kus sa teenid, on ju $10,000, sul võib olla üks päev, kus sa teenid $0. See on lihtsalt, see on ettevõtlus, sa ei tea mitte kunagi seda ette, palgatöö on kõvasti lihtsam nii-öelda ennustatav, on ju, nädalapalk on nädalapalk. Turvalisem. Palju turvalisem, aga mis ma tahtsin öelda ongi see, et mis võib-olla ka teistel inimestel ei ole, et lõppkokkuvõttes meil suhtes ei ole niimoodi, et mina saaksin öelda sulle, mida sina teed ja sina saaksid öelda mulle, mis mina teen, aga lõppkokkuvõttes ikkagi kõik need otsused, mis me oleme teinud, me teeme nagu meeskonnana ju. Et see, et ma nüüd teen sponsorit ja et mina ei öelnud sulle, et nüüd mina võtsin siin töö vastu siin Griffithis ja... Sina nüüd kopita siin, on ju? Sina oled siin või tõmba minekut, on ju? Või sina ei öelnud mulle, et ei, mina nüüd teen oma ehte-businessit ja mul on suva, on ju, mis iganes, on ju. Et lõppkokkuvõttes kõik see samamoodi, see podcast, nagu jah, ma olen väga tänulik ja ma olen väga õnnelik kõikide meie nende boonussisu subscriberite eest, kes kuulavad meie boonussisu ja natukene toetavad finantsiliselt ka seda podcasti või üldse tegelikult mitte ainult seda podcasti, kogu seda Instagrami, YouTube'i, kõike seda loomet. Et see on jällegi, see on järjekordne asi, mis me oleme koos otsustanud. Suures plaanis on see olnud räme miinusprojekt, on ja lihtsalt kogu see aeg, et kui me võtaksime tunnipalga. Ei raha me ei teeni selle pealt ja me maksame peale ikka. Saanud Instagrami
YouTube'i ja podcast'i tegemise eest. Jah, muidugi meil on konsultatsioonid ja inimesed käivad konsultatsioonis, nii et see toob mingeid võimalusi kaudselt, jah. See toob mingeid võimalusi, aga lõppkokkuvõttes kõik need otsused me teeme ühiselt, meie rahakott on ühisne, meie eesmärgid on ühised, nii et jah, siin on nagu raske on tõmmata mingeid, jah, et minu arust sihukest asja üldse ei eksisteerigi, et nagu ma arvan, et veel kõige nagu lihtsam ja parem näide on nagu kuidas meie dünaamika töötab, et võib-olla see õpilase näide oli nagu lihtsalt inimestel natuke raskem aru saada, et mis me nüüd teeme lapse, sina raha ei teeni enam, on ju, et oma mure, mis sa tegid sellest lapsest siis, See süüd, et hommiku süda paha on, mine tööle. Mine tööle, mine teeni raha. Et see on täpselt samamoodi, et siis kui sa saad koos lapse, sul on üks eesmärk, siis üks inimene käib tööl ja samas, kui laps sünnib ära, siis võib-olla on ema see, kes läheb tagasi tööle, isa on kodus, on ju, tänapäeval on see ka variant. Et see on täpselt sama asi, et sa oled üks meeskond, vahet ei ole, kes see käib tööl. Jah, seal ongi, vahet ei ole, kes lõpuks päeva lõpus selle raha majja toob, on ju. Just. Aga lihtsalt, et kellelegi ei jääga muljed, et imelik, kui ma räägin Instagramis kogu aeg meie vormis. Ilmselgelt ma ütlen mina ja nagu kuna mina seal neid asju räägin, aga et kõigil oleks selge, siis see minu pood ei ole minu pood tegelikult. See on minu ja Hansu pood, see on meie pood. Ja kõik need asjad, mis meil siin on ja kogu see elu on ju meie elu, et see, et mina teen neid ehteid ja mina igapäevaselt tegelen soolehega, ei tähenda, et see ei kuuluks Hansule või Hans seal ei töötaks selles mõttes. Täpselt samamoodi, et ettevõtlusega ongi riskid, see ongi täpselt see, et nagu Hans tõi näitena, et üks päev võib-olla on $0, aga tead, järgmine päev on 10 tonni on ju kassa, eks ole. Need on ekstreemsed näited, aga lihtsalt versus palgatöö, et need on valikud, mida me oleme lõppkokkuvõttes koos vastu võtnud. Just. Ja ilmselgelt me ei ela ju palgapäevast palgapäevani, et ma saan seda lubada endale, et võib-olla mõni nädal või mõni kuu ei ole võib-olla poes nii hästi, kui mõni kuu on ju, et ilmselgelt, ja see on üleüldiselt ettevõtluses ka, et nagu sa ei saa detsembrit võrrelda septembriga. Absoluutselt. See ei ole reaalne vaata. Ettevõte, kes teeb suuski, ega nad juunikuus palju ei müü. Täpselt, ehk siis ei, jah, ma isegi, ma arvan, et see võibki siia paika jääda, et see sponsori asi samamoodi, et täpselt nagu sa ütlesid, et see on ju meie otsus, mis me oleme vastu võtnud, mis paneb meid 3 aastaks siia kinni, et see nüüd ei ole see, et Hans peab siis käima seal palgatööl ja rügama ja tegema ja siis ma ei tea, mina olen nüüd sunniviisiliselt siin, on ju, et see on ju otsus, mis me koos vastu võtsime. See on meeskond. Nii et jah, poega teenib hästi ja mina ei tea, kes maksab. Teie maksate, kes boonussisu kuulavad, nemad maksavad meie asju kinni. Nii, aga kuna me rahateemadel räägime, siis kohe teine küsimus. Kuidas teie raha kogute ja mis nipid teil varuks on? See on meil kindlalt boonussisus. Mitte päris, me rääkisime jah veits, viimane boonusepisood oli sellest, kus me vaatasime reaalselt oma palgalipikud üle Austraalias ja rääkisime, kui palju täpselt palka saime, see mõtle seda episoodi või? Võimalik, et oleme rääkinud okay, kui me ei ole, siis me järgmise boonusepisoodi teeme, sest selleks on reaalselt vaja mingi 45 tund aega, et seda kõike rääkida, natuke räägime siin ka, aga siis teemegi, mis meil on aprillikuu boonussisu on meil sisse lindistamata, teeme aprillikuu boonussisu ja räägime enda rahaasjadest ja mitte siis nendest rahaasjadest, kui palju me varasemalt farmides oleme teeninud, mis on meil siis märtsis tuli välja. Seal on reaalselt nagu võtsimegi oma palgalipikud ja rääkisime palju me 2019 aastal veinitehases raha teenisime on ja räägime seal mingi miinimumpalkadest asjadest, aga nüüd siis räägimegi, kuidas me oma raha haldame. Jah. Aprilli boonuses. Aga põhimõtteliselt mina ütleks, et kõige tähtsam on see, esiteks kõige tähtsam asi on see, et sa pead, et nagu rahal igal $1 või eurol minu arust peab olema nagu eesmärk. Et ei saa olla raha, mis lihtsalt on. Et nagu lihtsalt pangakonto, et palk tuleb või mis iganes, kuidas keegi raha saab,
tuleb kontole ja noh, siis eks ole näha, mis sellega saab, et ma ütleks ongi, et meie põhiline nagu nipp või trikk ongi see, et sa paigutad kohe kõik need rahad ära, et arvestad välja ja arvestad kõik välja. Palju sul läheb arvete peale raha? No see on kõige esimene samm jah, mida tuleb teha. Ja siis sa teaksid, kuhu su raha läheb. Võin öelda, et meie nagu põhilised nii-öelda, kuhu me paneme, meil on nädala elamisraha, meil on reisiraha, meil on investeerimise raha, meil on arvete raha ja meil on tagavararaha või siuke tagavararaha, me ütleme, et pigem see on nagu suurte eesmärkide raha. Ja siis on meil ettevõtte raha ja siis on ka meil ettevõtte tagavararaha, mis on kriiside jaoks mõeldud, ehk siis jah, ma arvan, et seda süsteemi me ei jõua siin lahti seletada, aga põhiline, kõige tähtsam asi on see, et kui tuleb palk või sa müüd midagi maha, isegi kui sul tuleb lihtsalt kuskilt nii-öelda raha, no lihtsalt, ma ei tea, leiad maast 50 eurot on ja mida iganes, et siis kogu see raha läheb sul kogu aeg kuhugi, et sul on nagu mingi süsteem protsendiliselt tehtud, et mitu protsenti sul läheb siis sellest summast sinna. Meil isegi Taara raha ära paigutatud. Kuhu Taara raha läheb? Taara läheb investeerimisse, võin kohe öelda. Otse läheb investeerimiskontole. Nii et see on nagu kõige tähtsam, et noh, sa pead teadma, palju sul kulub on ju, et põhimõtteliselt minu meelest on kõige tähtsam asi see, et see konto, mis sul on lahtine konto, millega sa saad piksutada, seal on sul nädalas, või noh, Eestis on siis 6 on ju, aga miks mitte teha nädala lõikes, kuna meil käib nädala lõikes palk, siis me sellepärast räägime ka nädala lõikes kõigest, siis miks mitte teha ka nädala lõikes, et sul on seal pangakaardil ainult see summa, mis sul elamiseks vaja on. Ostad süüa, käid apteegis, ostad kütust, noh, alati siis meil enam-vähem on söögiraha välja arvestatud, enam-vähem see kütuse ja alati on nagu mingi pisike puffer, sest iga nädal on midagi lisaasja vaja vaata. Et siis sul on nagu mingi kindel summa iga nädal seal kaardil, kui sealt saab raha otsa, siis on raha otsas, siis kui laupäeval tuleb mõte, et läheks välja sööma, aga nädala raha on ära kulutatud, siis ei lähe välja sööma. Väga lihtne. Kuigi jah, siis selleks on meil oma ette nagu väike pilside konto, et siis me saame sealt võtta ja siis me järgmine nädal paneme oma nädala rahas sinna tagasi. No peamine asi ongi see, et sul ei oleks kõik raha ja oleks, ma arvan, see on, ja see on see, mida kõik investeerimisõpikud ka sulle ütlevad, et nii-öelda maksa ise endale kõigepealt on ju, et pane oma see raha oma arvete jaoks ja et kui sul ma ei tea, mingi hetk pead, noh, meil on näiteks autoregistreering on ju, see on aastas, see on $1000, aga kui sa selle jaoks nagu ei valmistu ette, siis üks päev, kui see kohale jõuab, see $1000 on nagu, noh, $1000 on suur raha, mis sa pead ühe päevaga välja käima. Aga samas, kui sa iga nädal planeerid selle jaoks, siis see on iga nädal $20, paned selle kõrvale, see on selle arvete kontol. Kunagi ei mõtle, et mul nüüd $20 läheb autole, siis $10 läheb gaasile, see läheb sinna, meil on kokku arvutatud, mingi fiks summa, ütleme puusalt $500 näiteks on ju, ja iga nädal me saadame $500 arvete kontole. Ja siis arvete konto teeb seda, mis tema tegema peab, seal on automaatselt kõik asjad pandud. Siis kui on vaja autorego, siis sealt läheb autorego ja seal on nagu kogu aeg niimoodi, et mingi hetk võib-olla seal on nagu, ma ei tea, 1000, mitu tuhat, siis mingi hetk vaatad, pooleldi tühi, aga siis saadki aru, et meil on nagu korra kvartalis, võib-olla ongi samal ajal läinud mingi gaas ja vesi ja elekter ja siis see autorego on ju, et need kõik on ära läinud, aga siis nädalate kaupa see jälle kasvab seal. Et põhimõtteliselt siuke tunne, et ma kunagi ei ole pidanud neid maksma, sest see nagu me liigutame niimoodi seda raha. Et nagu raha tuleb automaatseks teha. Arvete kontot ja see ka minu meelest, vähemalt minul töötab see väga hästi, arvete kontot ma tean, et meil see toimib hästi, ma ei käi seda vaatamas. Ma ei vaata, palju seal raha on, ma tean, et see toimib. No see ei ole meie raha. See ei ole meie raha, mulle ei meeldi vaadata, kas see on täis või tühi on ju. Et ma ei taha näha, nagu, et ma ei keskendu sellele. Aga millele ma keskendun, et kui me iga nädal seda raha liigutame nii-öelda, mida panema peab, siis mis on sinu jaoks kõige tähtsam? Noh, mingi periood oli minu jaoks kõige tähtsam see, et meil oleks kriisifond. Meelerahufond on see siis, kriisifond. Me ei jõua vist seda kõike rääkida, aga see on nagu reaalselt see on kõige tähtsam asi, mida teha. Enne
reisiraha enne mingi lemmikass, mingi meelelahutus või mis iganes. Enne seda peab olema sul meelerahufond, mis iganes sul elus juhtub, sul on vaja sealt raha võtta, siis noh, et seal peaks olema mingi paari kuu elamisraha, mis iganes. Ja see tundub jube nõme, hakata panema kuskile mingit raha ja nii edasi. Seda kasutada ka ei tohi. Jah, aga ühel hetkel, kui sa näed, et see kasvab ja kasvab ja kasvab ja see on juba tore. Ja siis sul tekib motivatsioon, sellepärast, et sul on juba mitu tuhat reisile, et pane alati raha, et see nagu arvetama, see nagu lihtsalt kiirelt sinna ära, aga siis alati pane raha niimoodi, et kui sul läheb sinna travelisse või reisifondi siis ja sinna kriisifondi läheb sul raha niimoodi, et sa lähed, kannad ära ja sa lähed vaatad seda, et see nagu suuremaks läinud ja meil on reaalselt Exceli tabel selleks, me peame iga nädalast arvestust seal, nii et sa nagu reaalselt näed seda summat, kuidas see summa kasvab sul kuude ja aastatega, ilmselgelt reisi summa mingi hetk läheb nulli, on ju, sest me käime vahepeal reisil, aga siis ei ole jälle küsimus, kus sa selle reisiraha võtad, on ju. Just. Et siuke süsteem toimub meil päris hästi. Jah, selline süsteem on ja ei tasu äärmusesse ka minna, et elu peab ka elama ikka. Et elu peab ka elama, et jätke see kindlasti meelde endale. Et sa pead ikkagi, vahel käid väljas söömas ja vahel teed nagu neid asju, aga siis ongi see, et igal ühel on ju oma mingid asjad, mille jaoks nad koguvad. Aga ma arvan jah, et see rahasumma ei tohi lihtsalt olla põhimõtteliselt pangakontol. Kindlasti mitte. Ja ma arvan, et see on nagu alguses sisse harjutada seda, et ongi, et kui sa müüd siis midagi maha või teed mingit, sest sellega me alguses läksime nagu alt vaata, et meil oli nagu, kas me müüsime midagi maha või jälle nagu mingid süksed väiksed, mingid sularaha otsad, värgid, särgid, vaata. Käisime cateringi tegemas või midagi, see oli nagu siuke, kuule, selle raha eest, see on taskuraha selle eest, me võime seda teha ja siis juhtus selline asi, et me kasutasime ühte raha 7 erinevas kohas. Ehk siis, et kui me saime, ma ei tea, cateringis $200 näiteks, siis meil oli mingi, kuule, homme või mingi päev tuli mõte, et lähme välja sööma, tavai, kuule, saime cateringist raha ka, et seda sulli kasutame, siis oli vaja Kmartist midagi osta, kuule, 2 sotti saime, vaata, siis oli vaja veel midagi teha, kuule, cateringi raha, 2 sotti, vaata, see on nagu taskuraha, me oleme seda väärt, et siis võib juhtuda see, et sa paigutad ühte raha nagu mingi 10 erinevasse kohta ja siis tegelikult kasutad oma nagu teist raha, mida sa ei tohiks kasutada, et siis sellepärast on ka hea, et kui sul nii-öelda leiad see 50 eurot või midagi, et selle puhul kehtib sama süsteem. Jah. Või sa võid see 50 eurot panna oma lemmikusse fondi. Võid panna reisifondi näiteks. Just. Nii et jah, selline meie süsteem on. Nii et, aga räägime pikemalt siis aprillikuu Patreonis või selles boonusepisoodis. No nii, aga liigume edasi, mis on sul järgmine küsimus? Nii, minu meelest meil on veel 2 küsimust veel, kui ma ei eksi, ma saan pärast kontrollin, 3 veel. Need on kõik sellised päris suured vist. Kui keeruline on ettevõtmine ja poe avamine? Sorry, kui juba rääkinud olete ja uuesti küsin. No me oleme rääkinud poe avamisest, aga... Ütleme niimoodi. Alustame selles, et me oleme rääkinud Soulehest ja ettevõtlusest väga mitu podcast episoodi. Esimesed, kus me sellest rääkisime ja ma ei tea, need olid nii ammu, et ma ei tea, kas ma nagu täna üldse nii arvan, kui me siis sellest rääkisime, on episood 18 ja 19. Ohoh, sa kohe niimoodi tead. Jah. Ma vaatasin täna. Ma panin need kirja ka, aga need on nagu seal telefonis. Aga jäid meelde? Need jäid meelde. Aga siis meil on üks episood, mis on, ma arvan, kas midagi number 4-ga, 4 lõpp või 5 algus, lõpeb, algab, tähendab, no midagi 50 midagi on ja, või 40 midagi ja selle nimi on Punased lipud. See on Soulehega ja siis on üks episood, kas see on ka 56 äkki, kus on Soulehe ränt. Ränt on capslockiga tagant suurelt kirjas. See on ka Soulehega seoses. Aga nagu me oleme ka rääkinud siis sellest ettevõtlusest, me oleme nagu rohkem rääkinud nagu neid feile või kuidagi see, kuidas Soulehe algas, aga ega me seda nagu otseselt, kuidas nagu päriselt see kogu ettevõtluse asi on, seda me ei räägi siin podcastis, sest ma ei tea, kui huvitav seda inimestel kuulata on, vaata, et selleks, see on juba siuke jälle ettevõtluse podcast võib-olla nagu ei ole päris see meie sihtrühmale võib-olla või ma ei tea.
no selles mõttes, kui tahate, et võite teada anda, me võime ju vabalt neid episoode veel teha, sest see on huvitav teema minu jaoks vähemalt. Aga jah, ma arvan, et sealt saab nagu hea ülevaate, et aga eks ikka ettevõtlus on päevad, kui see on maailma kõige parem asi ja on päevad, kui see on maailma kõige kehvem asi, et eks... Et kui mõelda nüüd vastata küsimusele, kui keeruline see on või kui keeruline on poe avamine, siis noh, ega see lihtne ei ole. Ma ütlen ausalt, palju lihtsam on käia tööl kuskil nagu kellaajast kellaajani, sest see oma ettevõtluse teema ikkagi on, noh, kui mõelda lihtsalt hästi basicult ja lihtsalt, siis et sa reaalselt vastutad kõige eest. Yeah. Nagu kõik on sinu õlul, kas see töötab sinu õlul, kas see tööta sinu õlul, üldse nagu kõik sõltub ainult sinust, sinu otsustest, ainuke inimene, keda sa kiita ja süüdistada milleski saad, oled sina ise, kuidas su ettevõttel läheb, oled sina ise ja et see kindlasti ei ole töö, mida sa saaksid teha esmaspäevast reedeni, ma ei tea, 9-5. Yeah. See on nagu see... Esialgu kindlasti mitte. Nagu see riil, et ma tulin töölt ära, kuna ma ei tahtnud töötada 9-5 ja nüüd ma töötan iga päev oma ettevõttes. Nii et... Hästi suur vastutus on, jah. See on vastutus, aga samas see on ikkagi, noh, sa lood midagi ise endale või sa lood ise midagi, sa lood midagi, et nagu lõppkokkuvõttes, et noh, muidugi on mingid seadused ja asjad, aga ettevõtluses ju ei ole mingid reegleid. Noh, eks ole mingid reeglid ka, aga lõppkokkuvõttes sa võid teha täpselt nii, nagu sina tahad ja sina õigeks arvad ja sellepärast meil ongi osad ettevõtted, kes on edukad ja osad, kes ei ole, sest see on jällegi inimeste enda sisetunne või ka muidugi teadmiste pagas, et mis töötab ja mis ei tööta, aga see on mingisugune selline vabadus, aga samas vahest ka siuke, et ma ju ei saa kõike ka teada, et kas me nüüd teeme selle plakati rohelist värvi või kollast värvi, peab ise otsustama lihtsalt ja teed. Ja vahepeal on need nagu nii mõttetud väikesed asjad, aga see ongi, see algab nendest pisikestest asjadest, et keerulisuse mõttes on kindlasti lihtsam, et sa tõused hommikul üles, lähed kuskile tööle, teed ära need asjad, mis sulle öeldakse. Ja kui sa midagi ei tea, siis sul on, keegi on, kellelt siis küsida, on ju, et kuidas seda või teist või kolmandat asja teha, sest suures pildis on ju sul keegi, ma ei tea, vahetuse vanem või juhataja või ülemus või ma ei tea, on ju. Et siis ettevõtluses sul seda ei ole. Selles mõttes sa pead ise nagu välja mõtlema või uurima või nuputama kuskilt. Et see on kindlasti see nagu et selles osas ta on kindlasti keeruline, aga ettevõtlusel on nagu väga palju häid külgi, miks seda teha, et ma just mõtlen, et arvestad, et kui ma olen seda kuskil öelnud ka, et kui ma teaksin, et see on see, mida ma ütlen ka, et nagu naiivsus on kõige parem asi üldse mingites asjades, et lihtsalt see, kui sa ei tea, pole kunagi sellega kokku puutunud ja alustad oma ettevõtet, siis naiivsus tuleb kasuks. 100%. Sest, et tol hetkel seal, kui ma siis alustasin selle kõigega ja ma oleksin teadnud seda, siis ma ei oleks julgenud seda teha. Täna ma teeksin 110% seda, iga kell uuesti läbi, sest see on seda väärt, need keerulised, need hommiku üles, ööse kella 4 mingid asjad ja jällegi nagu pooled otsused ja asjad, mis olid nagu kõige tähtsamad tollel hetkel, nutsin silmad peast välja. Mis mul oli see närvidest või stressist tuli see nahalööve, mis sügeles ja mingit ravi sellel ei ole. Ravi on see, et ära stressa ja siis see läheb ära, on ju. Et nagu kõik need asjad, ma teeksin need alati uuesti 110 korda läbi, sest see väärtus, mis sa saad sealt, on lihtsalt nii palju korvab üles selle nii-öelda keerulise ja selle nii-öelda negatiivse poole, et nagu kõigil on plussid ja miinused. Et siis lihtsalt, et ma ei saa see kogemuste pagas, mis mul on selle ettevõtlusega see 2 või 3 aastat, ma ei tea, kuidas ja kas ma oleksin saanud selle, ma ei tea, 10 aastaga kuskil. Absoluutselt, mina olen ka alati seda öelnud, et ja kuidagi muus ja. Et Soulehe teeb veel tegusid pikka aega, aga et kui ma ei tea, mille pärast on ju otsustaks, et nüüd on kõik, siis selleks ikka nagu, selleks lihtsalt ongi ei ole rahanumbrit, mis saab selle peale panna, et kui palju nagu nii mina kui ka sina oleme arenenud. Koolitus ei koolita sind selleks ja nagu, et lihtsalt need,
see kogemus või see areng, mis sealt nagu inimesena ka tuleb, et see ei ole ainult ettevõtlused ja need teadmised, mis ma ettevõtlusega olen saanud või noh, ma teen ehteid ise, on ju, et kui palju ma olen selle 3 aastaga arenenud ja nii edasi, siis see, kui palju ma inimesena olen kasvanud, kui palju ma nagu nii-öelda oma isiklikus elus tänu sellele olen saanud noh, neid kogemusi, siis seda ei hinda mitte ükski asi põhimõtteliselt üle. Nii et see on keeruline, seda peab kindlasti ütlema, et see ei ole üldse lihtne, aga see on väärt seda. See on väärt seda kindlasti. Ja noh, poe avamine täpselt samamoodi, et millal siis, et ma arvan, et kõige keerulisem otsus poe avamisega on see, et millal on õige aeg. Et kus sa tead, millal on õige aeg astuda see suur samm, sest poe avamine on suur samm. Et noh, sinna läheb omajagu raha ja nii edasi, et kus sa tead, millal on nüüd see hetk, millal astuda õige samm, ehk siis see on juba sellepärast keeruline, on ju. Et eks ta ole keeruline, aga ettevõtja peabki olema siuke loov ja sa pead erinevate situatsioonist väga hästi hakkama saama, nii et kui sulle selline kaos meeldib, siis soovitan soojalt. Jah, kunagi ei tea, mis ees ootab, et selles mõttes, et mina olen üsna püsimatu inimene. Seda ma olen ka mõelnud, et kuna ma olen üsna püsimatu inimene, mul on nagu peab põnev kogu aeg olema ja mingid väljakutsed asjad, muidu mul hakkab hästi kiirelt igav ja nagu mulle väga meeldib nagu ringi liikuda. Ma tahaks elada uutes linnades, riikides, värksärki. Noh, hetkel me oleme siin nii-öelda sponsoriga kinni ja ma olen üsna kindel, et tänu Soulehele saan ma siin olla. Kui ei oleks Soulehed, ma ei tea, kas me oleksime täna siin. Kas me oleks suutnud selle siin nagu läbi teha siiamaani. Et see Soulehe tekitab nii palju väljakutseid ja nii palju seda asja, et mul ei ole igav. Ja nagu, et kogu aeg on mingid teemad, millega tuleb tegeleda, et mõtled küll, et kõik on hästi, siis lähed üks päev tööle, sul on pood näiteks üle ujutunud. Mis nüüd saab? Täna hoopis ei ava poodi. Sulgeme hoopis poe, mis nüüd saab, vaip on läbi vettinud ja nii edasi, siis hakkad hoopis nende asjadega tegelema. Ja no lõppkokkuvõttes on ka see, et ettevõtlus kui see ei olnud kunagi tee, mille ma otseselt valisin. Või noh, ma valisin selle, aga see ei olnud kunagi teadlik valik, et mina nüüd alustan ettevõtlusega, mina hakkan ettevõtjaks. Ma tahtsin lihtsalt ehteid teha. Lihtne. Jällegi, ülihea naiivsus, vaata. Mulle lihtsalt meeldib ehteid teha. Ma näen, et siin ei ole, teised tahaks ka. Teistele meeldib, ilusaid asju teen. Noh, äkki siis hakkan müüma, vaata. Et see tuli nagu pigem sedapidi, et ma ei ole kunagi otsustanud, et ma hakkan ettevõtjaks või ettevõtlusega tegelema. See kahjuks või õnneks käib selle asja juurde, kui ma tahan oma ehteid ise teha ja müüa, aga alati on olnud tegelikult see pool ees. Et ma hakkan tegema ehteid, mulle meeldib neid teha. Kui ma reaalselt lähen tööle ja mul on nagu mu lemmikud päevad, ilmselgelt ma ei saa teha iga päev ehteid, ma pean väga palju tegema arvutistööd, ma pean poega tegelema, mida iganes, seal on väga palju asju, millega tegeleda, et siis ma iga päev ehteid teha ei saa, aga need päevad, kus ma teen ehteid, on minu lemmikud päevad tööl, sest nagu ma lähen tööle, järsku on kell nii palju, ma pean ära minema, ma ei jõudnudki olla siin põhimõtteliselt, et mul ajataju kaob täielikult ära ja see on reaalselt mu kõige lemmikumaid asju, mida ma teha saan. Nii et ka see korvab põhimõtteliselt kõik üle. Ja noh, samamoodi kõik see, miks mitte osa on ka tegelikult ju meil ka ettevõte, mis ka nagu juhtus põhimõtteliselt. Kukkus välja niimoodi. Et kukkus niimoodi välja, et see ka ei olnud nagu kuidagi teadlik valik, et me nüüd alustame ettevõtlusega või... Samm-sammal läksime ja siis järsku oli podcast ja vlogid ja Instagram ja monteerija ja... Aga kui oled vähegi ambitsioonikas inimene, meeldivad väljakutsed, siis soovitan. Muidugi. No proovima peab alati väga lahe. Proovima peab, come on. Nii, kui palju olete jõudnud Austraaliat avastada, mis on olnud lemmiklinn või koht? Austraaliat avastada. No põhimõtteliselt terve idakalda me oleme läbi käinud. Näiteks kui vaatad kaarti, siis paremalt poolt üles alla terve rannik ja sisemaal oleme ka risti-resti käinud, vaata. Ja mitu korda? Jah, mitu korda. Lõuna-Austraaliasse ei ole jõudnud, Lääne-Austraalias olen mina viibinud 3 päeva, Brenda ei ole. Põhjaterritooriumil ei ole käinud, Tasmaanias ei ole käinud. Jah, nii et me oleme olnud 7 aastat siin ja nüüd tundub nagu me 7
issand, varsti ongi 7 täitsa täis. Et me pole nagu kuskil käinud, aga nagu kui vaadata reaalselt seda marsruuti, siis noh, ikka nagu see idakallas on mingi, mina ei tea, 5-6 korda kindlasti läbi käidud. Et need on need kohad, kus me oleme käinud. Ja mis on lemmikkohad? Noh, mina ikkagi ütleks üldiselt Põhja-Queensland on nagu lemmik. Aga ka just nüüd see, kuhu me plaanime kolima minna, elama minna, see Gold Coasti ja kõik see Brisbane'i ala, et see nagu mulle meeldib ja noh, muidugi Springbrook on minu lemmik rahvuspark Austraalias, mis seal külje all ka, nii et ja me kihlusime seal ka, jah. Nii et need 2 tooksin mina esile. Ja Brenda lemmik on Griffith, nii et järgmine küsimus. Ei ole. Nii. Kas te teate seda, et Brenda on selles süüdi, et me elame Griffithis või? Ma ei tea, kas ma teile kunagi rääkinud seda, aga kui me esimest korda Griffithisse tulime, siis Brenda ütles mingi ala siukse asja, et kas sa kujutad ette, et kui peaks, sest me just tulime Põhja-Queenslandist, mis meile metsikult meeldib, troopika ja kosed ja särgid värgid, ja siis ta ütles niimoodi, et kujutad sa ette, kui peaks Griffithis elama või? Nii et tema kutsus selle kurja õuele. Seal oli veel isegi see story, et keegi rääkis mulle siin, kes elas siin, et Griffith on nagu kõige lahedam linn. Griffith on maailma parim linn Austraalias. Mitte maailma, aga ta ütles, et see on Austraalias üks nagu parimaid linnu, kus elada ja olla. Ja me olime just tulnud Põhja-Queenslandist ja me olime esimest korda jõudnud New South Walesis sisemaale. Nagu ma polnud enne punast liiva näinudki või seda mulda. Ei, seda on põhjas ka ikka. Ei, mina ei olnud näinud, ma nägin ainult valget liiva ja helesinist vett. Ehk siis ja palme ja troopikat ja vihmametsasi. Ja siis me tulime siia Griffithisse ja siis ma nägin esimest korda kõrbe põhimõtteliselt. Praegu ma vaatan, seal kõrbel on nagu oma võlu ja ka nagu äge, väga unikaalne ja äge, kõik need kaktused ja asjad. Aga kuna ma tulin Queenslandist just, et siis keegi mulle rääkis, et Griffith on üks parimaid linnu, kus elada ja väga tore. Noh, ja talle meeldis, see on fine. Ta lihtsalt ise ei olnud kuskil mujal käinud peale selle New South Walesi piirkonna, et noh, see on jälle, mis kellele on ju, absoluutselt. Ja siis ma mäletan, et see oli, et siis mul oli mingi, et rääkisin sulle, et keegi rääkis, et talle Griffith väga meeldib, et nagu mulle küll ei meeldi siin, vaata. Ma küll siin ei elaks. Ja võt. Nii et universumiga ei tohi pullida. Ei tohi jah, see on väga hea näide, et ei tohi pullida. Universumiga ei tohi pullida. Meil on väga palju näiteid, kus me küsime ja saame, noh seda ma nagu otseselt ei küsinud, aga see ongi jälle, et sa pead olema väga ettevaatlik, mida sa ütled, vaata. Just. Aga no okei, ma ei öelnud, et ma siin küll ei elaks. Minu meelest oli lihtsalt see, et me sellest rääkisime, arutlesime selle üle. No midagi sellist jah. No võib-olla ma andsin dramatiseeritud versiooni. Ja ma arvan, ma päris jah, nii ei öelnud, aga jah, et nagu noh, Queensland on ikka minu lemmik. Nii et see vist ütleski, vastas ka minu poolt selle ära, et Põhja-Queensland, mulle meeldib tropika, mulle meeldib palmid, helesinine vesi, ookean on kõige tähtsam üldse. Nii et kui siis nagu äärmisel juhul ainult nii-öelda rannik, aga miks ma tulin Austraaliasse, on kliima, ehk siis noh, tegelikult pool Austraaliat ei ole selle kliimaga, kus ma tegelikult tahaksin elada või olla, mis tähendab, et ikkagi see kliima minu jaoks ideaalne on siis Queenslandis. Just. Seal nagu tegelikult kahjuks allpool, sest noh, põhjas on nagu 2 aasta aega ja seal on veits crazy. Suvel saab vihma 6 kuud järjest selles mõttes, et jah, selles mõttes see on Põhja-Queenslandi probleem. Nii et ja noh, kui keegi ongi, et aga sa ei ole ju käinud Lõuna-Austraalias, kuskil Adelaide'is või Tasmanias või Läänerannikul, siis et äkki ma tahaksin sinna kolida, siis ma tean, et ei taha, sellepärast, et nagu noh, seal ei ole see kliim, ma olen Melbourne'is käinud ja sealt edasi nagu fakt on see, et Lõuna-Austraalias on külm. Kogu aeg minu meelest on Melbourne'is külm, kui me seal käime. No Lõuna-Austraalia on põhja pool, aga no see on kõvasti Adelaide'is on ikka jahedam. Nagu Sydneyst on ta külmem ja minu jaoks Sydney on päris külm koht, kus elada. Ehk siis kõik, mis on alla Gold Coasti on külm põhimõtteliselt. See on ka siuke piiri peal. Nii et jah, Queensland on minu südame võitnud igal juhul ja kõige lemmikum oli siin küsimus ka midagi.
kõige lemmikum linn või koht. Ise ka imestan, aga pean ütlema, et minu kõige on Griffith. minu lemmikkoht on Boweni Horseshoe Bay rand. Midagi ei ole teha. See oli esimene rand, kus ma niimoodi olin. Armastus esimesest silmapilgust. Ja see on tõesti üks kõige ilusamaid randu, kus ma käinud olen. On. Aga see jääb Aussis minu jaoks kõige ilusamaks rannaks, et kõik need Early Beachid asjad on Sõrvepoisid olid eile hommikul just Bowenis. Olid või? Et kahjuks see Bowen on jällegi liiga kaugel nii-öelda sellest üldisest rahvusvahelisest lennujaamast ja nii edasi, aga muidu ma võiksin seal nagu elada, kui see ei oleks nii kaugel. Kui ta oleks natukene seal Brisbane'i lähedal kuskil, siis oleks nagu fine. Kui ta elab liiga kaugel, või on liiga kaugel. Nii et ma ei tea, jah, Bowen linnana ma ei tea, aga kindlasti see Horseshoe Bay rand on tõesti ilus rand. Üks, jah, minu lemmikuid randu. Võt, aga mulle tundub, et me oleme saanud siit vist ühele poole. Meil oli üks veel, mis ma just meil on 2 veel. Nii, 2 küsimust on veel. Üks on väga kiire, lihtne. Kas Aussid hääldavad poodi, kui mis jah? Kas küsimus oli soome keeles vist? Ei olnud. Kas Aussid hääldavad poodi, kui Soulihi? Oota, ma nüüd tahan näha, kuidas seda kirjutati. Soulihi. Ei. Me oleme teinud siukse võtte, et tegelikult inglise keeles on viimane on vaikne. Nii et soulei on see, kuidas meie ütleme, kui keegi küsib, et mis... Ja seda küsitakse ja siis ma ka alati ütlen soulei. Ja mulle meeldib ka, kuidas see kõlab. Nii et... Aga ma saan aru, et neil on raske... No, ma ei mõelnud tol hetkel sellele, et neil ei ole see üldse suupärane öelda. Aga ongi, see on eksootiline, see on... Aga kui ma räägin juurde ka, mis see tähendab, siis neile väga meeldib see ja siis jääb meelde ka tavasti inimestele see. Et kunagi arvatavasti mõni eestlane vaatas ka, et mis asi see Louis Vuitton on, aga nüüd teavad kõik, et on Louis Vuitton. Louis Vuitton. Nii et tuleb lihtsalt harida inimesi ja siis saame hakkama. Nii et selline värk. Ja nüüd, see on siis YouTube'is küsitud, millest me juba ükskord ka natukene rääkisime. Juba palju me neid mingid raha teemasid asju. 4 episoodi tagasi vist lubasime, et me järgmise episoodi alguses räägime sellest, nii et lõpuks. Räägime selle ära ja siis panen pillid kotti. Tekkis küsimus. Kuidas teil see vanemate reisimise teema lahendatud on? Kas nad ostavad ise oma lennupiletid ja siis kohapealse elu eest maksate ise? No see Aussi lendamine ikka pole odav lõbu ja ega kohapeal ka just odav elada pole. Ja kas nad siis võtavad terve aasta puhkuse töölt välja, mis on suht aus küsimus ka, et tulla teile külla või nad on ise ettevõtjad ja siis sätivad oma plaane? Ei ole üldse paha ka küsitud, lihtsalt huvitav teada, kuna sinna reisimine on ikka korralik ettevõtmine. Väga aus küsimus selles väga hea küsimus. Väga hea küsimus. Ma lühidalt vastasime ka seal YouTube'is, aga et see on niisugune suurem teema. Põhimõtteliselt meie nagu rusika, ma täpselt ei tea ka, kuidas me selleni jõudsime. Mingi hetk me arutasime omavahel ja see tundus loogiline, ei küsinud kellegi teise käest, ei googeldanud, kuidas, aga meil oli alguses see alati, et kui sa tuled Austraalia, et kui sa lendad siia, siis meie juures on alati elamine tasuta, söögid, joogid tasuta. Et see hõlmab siis seda, et kõik, mis meie kodus, küll, et lähme koos poodi, kõik võtavad, mis nad poest tahavad, külmkapist, mis iganes, ühesõnaga point see, et meie kodus on nagu tasuta. Et nagu elamine, joogid, söögid, et põhimõtteliselt sa võid tulla niimoodi meile külla, et sa ostad ise omale piletid ja nagu pere mõttes siis on ja siis et sul ei kulu tegelikult muule väga palju raha. Siis... Aga kui me tahame välja sööma minna, et siis vaatab iga üks ise enam. Siis enam jagame või kuidas, kui läheme kuhugi ööseks on ju, siis mingid majutused jagame. Et see on nagu olnud see meie siuke enam-vähem diil. Ja eks see sõltub ka, et see on nagu praegu nii olnud, et esiteks, kui me siia tulime, siis 4 aastat oli nagu riik kinni, on ja keegi ei saanudki külla tulla, et see on nagu viimaste aastate teema, kui meile saab pere külla tulla, et me ei ütle, et see nüüd niimoodi on,
et siiani on see niimoodi olnud, et lihtsalt ma mõtlen, et tõesti, kui jah, meil käib pere võib-olla 3 kuud aastast külas, et noh, võimalik, et siis me ei saa niimoodi lubada, on ju, seda. ja just. Aga et praegu nad ikkagi käivad harva, see on suur asi, et nad siia üldse tulevad. Et kui meil on võimalik, siis me tahaks, et nad ei peaks oma toidu ja joogi ja noh, ka see, et kui me näiteks autoga kuhugi läheme või mis iganes, siis noh, kütus on ka meie poolt. Kütus on ka meie poolt. Kui me läheme loomaaeda või ma ei tea, Sydneysse või kuhu iganes, et siis me ei jaga mingit kütuseraha või midagi. Et põhimõtteliselt nagu meie, ma arvan, et see mõte algas enam-vähem sellest, et neil on võimalik tulla niimoodi siia, et nad ei peaks maksma nagu. Sest noh, nagu seal kommentaaris oli ka, et see on kallis. Et noh, ütleme 2 inimest, saaks lennata Austraaliasse, see on $2500, $2,000 kuni $2,500 eurot lihtsalt lennupiletite eest, on ju, et me ei räägi siin mingitest reisikindlustustest, asjadest, on ju, 1000 erinevat asja veel, et ja no siin me räägime ka oma vanematest, et muidugi, kui meil võib-olla tuleks perena külla, ma ei tea, 6 inimest korraga, et noh, võib-olla siis ei saaks niimoodi, on ju, teha. Et jah, suures pildis see ei ole selline nagu kivisse raiutud reegel, vaid praegu on meil niimoodi see jaotatud, et et meie vanemad saaks meile külla tulla ja noh, see on ju hoomamatu tegelikult, mis summad siia lähevad, kui sa nagu peaksid kõik asjad nagu ise maksma, on ju. Ja noh, üks asi, mida me oleme ka öelnud oma vanematele ja nagu kui keegi on küsinud ka meie käest mingeid asju sellega seoses, et siia tulla, siis nagu alla 3 nädala ei näe mina pointi siia kohale üldse lennata. Sellepärast, et tihti inimesed ei mõtle sellele, et noh, ma siis see kuupäev umbes lähen Eestist ära ja siis ma see kuupäev olen tagasi, et noh, sinna sisse jääb näiteks 4 nädalat, on ju, täpselt. Siis arvestame, et nädal läheb reisimisele põhimõtteliselt, niisugune 5-6 päeva. Ja noh, see käib siis meie puhul niimoodi, et meie ei ela Sydneys, kuhu lennuk maandub ja siis sealt nagu lähme edasi, et me sõidame veel siia 1 päev, on ju. Et põhimõtteliselt siia meil sisemaale, vabandust, see oli eelmise episoodis. See oli eelmise episoodis ära, nüüd hakkasin hullu panema, eks ole. Et põhimõtteliselt me vist oleme seda nagu kuskil rääkinud ka, aga kui sa Eestist vaata tundub hästi loogiline, et lendadki, mina ei tea, kus sa lendad Eestist, lendad Saksamaale näiteks, siis sealt võid ka tegelikult väga kaugele kuskile sõita, vaata. Aga suures pildis sa ikkagi oled seal kuskil lähedal. Siis siin on ikkagi 1 päev läheb sellele, et sa saaksid tulla sealt linnast meie juurde. Nii et see on nagu lisapäev veel lisaks sellele 2 lennupäevale. Ja edasi-tagasi see ongi juba 6 päeva põhimõtteliselt. Just. Jah, et see point oli see, et kui inimene tuleb ka nagu, ta ei tule siia vaata nädalaks. Et ta tuleb siia nagu ikkagi lõppkokkuvõttes 6 ajaks, et see on ikkagi nagu palju, kui sa pead nagu kõik asjad maksma, on ju. Nii on. Ja põhimõtteliselt oli seal küsimus selle, kas puhkust võetakse, võetakse puhkust, no minu vanemad on sellised poolettevõtjad või täiselt keeruline, ütleme ettevõtjad. Nemad on käinud nii, et nad teevad tööd ja nii, et nad ei tee tööd. Ma nüüd ei teagi. Poole kohaga. Eelmine kord nad ütlesid, peale seda, kui nad tegid tööd, siis nad ütlesid, et nad järgmine kord ei tee tööd, aga ma nüüd ei teagi, nad aasta lõpus tulevad, eks ole näha, kas nad teevad tööd või ei tee. Et ikkagi keeruline nende kellaaegadega mängida, ma sain aru, et ikkagi, et nad peavad õhtul tegema. Ongi, et näiteks ja mina ka on ju töötan selles mõttes nagu 9-5 on ju, ja siis kui teoreetiliselt Eestis algab tööpäev kella 5, ehk siis see, kui on koosolekud ja kui mu vanemad on siin ja siis neil hakkavad selleks hetkest, kui ma jõuan koju, hakkavad koosolekud, siis on ka veits nagu et siis te põhimõtteliselt ei näe üksteist. Siis ei näe põhimõtteliselt, jah. Kuigi viimane kord, kui nad käisid ja ma ütlesin ka neile, et mul võib väga kiire olla ja ma olin mingi kell 5 hommikul läksin ära ja kell 10 õhtul tulin koju, nii et. Aga nii et jah, ja sinu ema võttis puhkust töölt. Jah. Nii et. Aga jällegi vaata, tal ei ole nagu, inimesed jällegi siin on võib-olla väga tähtis osa, et inimestel on see 28 päeva puhkust, et minul emal ei ole 28 päeva puhkust. Et mul ema on õpetaja, mis tähendab, et ta suvel puhkab ja teine asi on see, et ta käib praegu ülikoolis, mis tähendab, ta sai siis võtta õppepuhkust.
ehk siis, et tegelikult tema ka tegi ju tunde ja mingeid asju siin. jah, tema ka õppis siin, nii et eks ta on sihuke väheke skeemitamine ja et see lihtne ei ole oma elu kuidagi seisma panna 3 või 4 nädalaks. Et arvatavasti kõik peavad natukene skeemitama, kes siin külas käivad. Ja vaata, kui täitsa pensionil veel ei ole. Ja inimesed, kui ei ole reisijad ka, vaata, siis see on eriti nagu suur asi, mida teha. Aga ma arvan, see on jälle sihuke tore asi, et tänu sellele, et me siin oleme, siis meie vanemad tulevad aussi ja saavad nagu niimoodi teha. Absoluutselt, nii et jah. Vot, ja see oligi meil viimane küsimus. Jah, oleme ühel pool. Võrratu. Ma tahan öelda aitäh kõigile, kes küsimusi ja mõtteid saatsid. Oli väga sisukas ja väga tore, et saadate neid küsimusi, et jällegi see on sihuke, ma arvan, me võiksime teha iga kuu ühe episoodi, sest see on kuidagi, siin tulevad nagu sellised asjad välja, mille peale ma ise ei tuleks, et neid asju siin rääkida. Ja just saime boonuse idee ka, vaata, boonuse episoodi idee. Minule väga, kui see YouTube'i kommentaar tuli, siis mulle see kommentaar väga meeldis, et see on nagu jällegi asi, mille peale ise nagu ei mõtle. Et muidugi ilmselgelt on see keeruline ja kuidas saavad inimesed 4 nädalaks aga see huvitav maakera teise, ja just, eks ole, et see on väga huvitav ja ma saan aru, miks see on huvitav, aga eks see ongi enda jaoks mingil määral normaalsus. Nii et ja selliste nagu kriitika ja siukeseid asju võib ka alati kirjutada, aga nagu mingid siuksed veidrad arusaamatud arvamused, siis need võite endale jätta, et neid anonüümselt ei ole vaja kirjutada. Nii et võt, aga aitäh teile ja näeme järgmine kord siis. Just, ja nagu alati, nagu ütlesime ka, siis kommentaare või küsimusi võib jätta meile igale poole, kas Spotify'sse, Patreoni, YouTube'i, ükskõik kus sa kuulad seda. TikTok'i ära unusta. Ma viimase ajal väga palju TikTok'i Brenda on hakanud nüüd TikTok'i möllama täiega. Ei, mul on kogu aeg see siuke vahepeal unustanud ära mitmeks kuuks ja siis me jälle sellepärast ma ei promogi seda, sest et äkki ei meil on content on seal kogu aeg üleval. Content on kogu aeg, nii et minge vaadake TikTok'i, minge vaadake YouTube'i, minge vaadake Instagrami, kui tahad Austraaliasse tulla ja täpselt ei tea, mis toimub, siis miks mitte australia@gmail.com, kirjuta meile, joonista meile, helista meile. Täpselt ei teagi, mis me järgmine nädal teeme, aga kindlasti me näeme teiega järgmisel nädalal ka. Olge mõnusad ja tšauki, tšau. Tšau.